Vot niimoodi. Jälle on esmaspäev. Tere kõigile. Seekord läks siis niimoodi, et nüüd on hommikune kohvi. Et vanamehe pässile anti ka hea uue autoga sõita. Et seekord siis tuleb Itaalia poole minna. Niimoodi, et ei ole siin midagi. Üle pika aja Itaalia poole minna. Nii et vaatame, kuidas see reis meil õnnestub. Et juhtus niimoodi, et see, kes mul kunagi õpipoiss oli, tema jäi natukene haigeks, vaja ravida ja siis direktor palus, et ma teeks ka ära, ma ütlesin okei. Et saan tee autoga sõita ja nüüd on niimoodi, et distantsid, siis ma pean oma õpilase käest küsima vahepeal, et kuidas asjad käivad, kuhu minna, mida teha pärast lõunapausi ajal olen, et siis ma vist teen endale väikese paberi peal ka legendi valmis, et ma ei tea, kuidas selle autol see navi siin veab, äkki paneb midagi segast, et siis ma kirjutan ikka õige legendi endale valmis nagu vanasti, et panen see kuskile kõrvale, siis on tore vaadata. Aga noh, ütleme niimoodi, et vahelduseks tegelikult on päris hea, et nüüd saab siit poolelt vähekene minna. Sama teed pidi nagu iga päev muidu sõida, aga siis edasi on jälle väike vaheldus. Et muidu seda ühte teed pidi nagu trammiliiniga sõidad, et see teeb ja ajab vahepeal, viskab kopa nii ette, et vähe ei ole, aga et praegu hommikul ei viitsi, aga lõuna ajal, kui pausi teen, siis katsun niimoodi ka teha, et lähen parklas, kõnnin paar ringi suures parklas. Et peab tunnistama, nüüd kodus olin, naisel olid ka puhkepäevad, nii et olime kõik puhkepäevad koos. Ja siis ta vedas mind kogu aeg õue kõndima, tead, iga päev 5 kilti vähemalt hommikul kohe, olenemata ilmast ja ma tegin väga ei virisenud, ei vingunud, aga peab ütlema, et naisel oli õigus. Enesetunne on kohe tunduvalt parem. Nii et soovitan kõigile, et meil see töö sihuke istumine kogu aeg, et tuleb, et nooremad poisid võivad joosta ka, aga vanemad mehed, võtke jalad tagumiku alt välja ja lähme teeme tipa-tapa alati, tead, parklas, et kui suured parklad on, kõnnid parklale 2-3 ringi peale ja ongi olemas. Et ei ole üldse hullu. Et ma nüüd kohvitan veel, siis saan veel vähekene aega. Jah, näed, et 40 minti saan veel seista. Et siis on äge. Täna on ilus ilm, päike paistab. Terve eilse päeva ma hakkasin sõitma, oli põhimõtteliselt pime juba Pärnust. Ja kuri vaim küll, no tormas ikka nii kõvasti, et see oli ikka kohutav. Ma mõtlesin, et seal autol juba on roolivärgiga midagi viga, et no niimoodi kisub kogu aeg, aga noh, siis jagasin matsu ära, et ei ole. Tegemist on ikkagi sellega, et räige torm on, räige torm. Aga noh, õhtul oli veel torm, aga praegu on ilus, päike paistab. Ilm on soe, nii et ei ole siin häda midagi. Et ma nüüd üritan selle korra oma Itaalia, siis ma üritan neid videosid teha. Mitte siukse pika lobisemisega, aga siukest hästi paljudest lühikestest klippidest kokku panna, et tuleks vähekene põnevam. Muidu on kogu aeg siuke üks ja sama ja värk, aga noh, kiruda tahaks ka, ilmselt moodi tahaks kiruda. Siin vaatanud asju, siis ma ei tea, no ikka see asi on nii mäda ja ma ei tea. Päris huvitav oleks, et ma vaatan seekord võib-olla äkki mõne teise auto käest ka küsin, et muidu olen mina ainult lollakas nagu. Aga huvitav, et mis teised inimesed arvavad värgist. Sest ma siin mingit saadet kuulasin, seal keegi tark ütles ka, et ega inimesed veel väga ei adu, et mis toimub ja mis värk on, aga et eks kuskil märts, aprill, mai, et siis on kõik asjad ilusti, kõik maksukesed ilusasti kohale jõudnud inimestele pähe. Ja et siis hakkavad äkki aru saama. Nii et noh, ja see, mismoodi meil neid asju siin tehakse riigis üldse, et otsustatakse tagaselja kõike. No ütleme selles mõttes tagaselja, rahvaga suurt nõu ei peeta mitte midagi. Et see asi on ikka päris cool. Ja muuseas, mul tuli selles mõttes, siin mingit saadet kuulsin, jälle rääkis Rail Balticust ja värgist ja kui palju selle pärast hooldamine maksaks ja bla, bla, bla. Et põhimõtteliselt see Neivelt vist ütles,
et kuidas see on, et põhimõtteliselt see, mis meil praegu automaks tehti, automaksuga on ju niimoodi, et seal korjatakse ligi mill või palju seal oli, üritatakse raha, mingi, no vahet ei ole, palju see summa oli, aga põhimõtteliselt selle Rail Balticu hooldamine ja käigus hoidmine läheb aastas sama palju maksma. Ja et kus me seda raha siis võtame, et siis põhimõtteliselt tuleb teine samasugune automaks veel otsa panna, et seda kõike sitta kinni maksta. Aga mina hakkasin niimoodi mõtlema, et siin neid jutte on kogu aeg räägitud, et algul, kui me mäletate, kui hakati rääkima, et jaa, Rail Baltic ja siis saavad kõik kihutada kohe Berliini ja just nagu jube reisijate vedu. Siis see vaikis maa, läks, see vajus ära, siis ma mäletan täpselt, kui Kadri Simson jauras siin juras, et jaa, tuleb vägev, siis kui ta sinna Brüsselisse vist läks või, räägib, kuidas on ja siis hakatakse rekkaid vedama ja värki ja siis on igavesti äge ja ma mõtlesin, no, ükski transpordihind ei kannata sihukest asja välja, et hakata vedama siin koormaid niimoodi rongiga, tead, otse kohe Berliini, tead, et seal on nii palju nüansse juures. Teiseks see aeg, kiirus, et see rong võib sõita jube kiiresti, aga see on kaubarong ja see ei saa niimoodi sõita, see on ka fakt. Ja mõtlesin kohe, et mis lolli juttu ajavad, on ju, et mis kuradi kaupasi. Aga eile mul tuli siuke mõte järsku päev, no mida te jaurate siin? Pärnu raudteed korda, te ehitate mingid jaie puu uut koridori siit just nagu praegu jutu järgi tuleb välja, et väidetavalt ainult ikka, sest lätlased vist edasi ei tee. Okei, see on show, las ta olla. Aga teistpidi oleks võinud ju Tartust ja Valga peale ja niimoodi vanasti Minski rong käis, millist probleem, eks ju. Aga ei, siin oli ilmselt mingid muud pointid, et miks seal ilmselt olid mingid maainatsioonid maatükkidega kindlasti ja igast muid siukseid kavalaid asju. Aga ma ütlen niimoodi, et näidake kõigepealt seda, tehke meie oma raudteeliinid korda, miks ei võiks teha näiteks Pärnust Tallinna või sinna Pärnust Viljandi ja Tartusse. Rongitee on ju, oleks ju väga vahva. Inimesed saaksid liikuda ja siis saaks nagu Eestis juba päris normaalselt liikuda. Haapsalu tehke ka uuesti valmis jälle tagasi, et muidu seal müüsite maha 1 euroga müüdi ja oli ka jama, aga okei. Aga mis teete? Räägite, et kaupas nii palju liigutada, maanteed üle koormatud. Võtke nüüd proovige, hakake rongidega kaupa vedama Eestis sees. Vanasti minu arust veeti, näiteks Tartust veeti vist metsa pandi vagunite peale ja siis läks Tallinnasse sadamasse või ei tea, oli siukseid asju ka, aga võtke proovige siis saate maantee peal liiklust ju väiksemaks. Võtke niimoodi, et Tallinn-Tartu maantee peal sõita ei tohi, kaupa tahate vedada, lähevad platvormi peale ja siis veate ilusasti. Sõidate Tallinnasse. Okei, seda siin nagu ütleme, Inglismaale rong käib seal on autojuhid ka peale, et vagunid ja ongi niimoodi, kõik rekkad, mis tahavad minna ja peale ja sõidavad sinna poole ja Tallinna poolt, kes tulevad Tartusse samamoodi ja vaadake, maanteed lähevad tühjaks, härrad saavad sõida autodega kimada, jumala vägev, eks ju. Tallinnas sõidab rong platvormi pealt maha, siis läheb, hakkab koormat maha panema, on ju. Oli kui lahe, eks ju, vahva, eks ju. Tallinn-Pärnu vahel samamoodi, pange käima, Tallinn-Narva vahel täpselt samamoodi, pange käima, vaadake. Liiklus jääb jumala hõredaks, jumala lahe. Ja aga siis minge küsige transpordifirmade käest, kuidas siis see olukord on. Vaadake siis, mis see kaubavedu maksma hakkab. Vaadake, mis see kaubavedu maksma hakkab. Ma võin kihla vedada, et selleks, et seda rekkad koos käruga juhiga transportida Tallinnast Tartusse. Esiteks on ajakulu mega. Sest nii kaua see auto läheb sinna rongi peale ja pannakse kinni ja siis see rong sõidab. Okei, sõidab tavast nii kiiresti reisirong ei lähe. Siukest koridori vaevad sinna suudavad teha, et reisirongid siis ootavad see pah mööda. Aga ütleme, 3 tundi sõidab kindlasti. Rekkaga sõidad 2 tunniga. Nii. 3 tundi, siis sõidad seal maha, läheb maha, siis tuled tagasi, ootad. See päev läheb niimoodi pikaks, et ongi jumala pettis, eks ju. Jumala pettis. Aga see rongiga sõit, et see auto sinna peale panna. Ütleme, kui praegu rekka sõidab, teemaksu ta peab niikuinii maksma. Sellepärast, et seal, kus ta maha paneb, seal ta peab sõitma, on ju. Teemaks päeva oma, juhi palk. Siis ütleme kütus, ütleme Tallinn-Tartu 200, 60 liitrit kütust. Niiviisi autokulu ka juurde. Aga vaadake, kas rongipileti saate siukse hinna eest. Ütleme, kui 60 liitrit kütust võtame, ütleme posti hinnaga €50, 60 liitrit, palju siis on? 60 liitrit kütust, 10, 15,
15, 45, 90, see on 180 euri kütuse peale. Noh, aga ma arvan, et rongi hakkavad sõidutama, ei hakka rongi sõidutama, et 100 euri pilet, eks. Rekkapilet. Ma võin Kihtla vedada, seal rekkapilet tuleb mingi 3-4 sotti, mole vägev. Nii et noh, nalja palju, aga näidake, et suudate seda teha. Esiteks saavad Eestis kaubarongid ka hakata sõitma ja ilus, tore ja lill ja vägev ja jumala vägev, eks ju. Nii et selles mõttes on niimoodi tore. Nii et noh, las ta siis olla seda siin on, mina võtan joon kohvi ja niimoodi ta läheb meil. Oot, ja ilm on siukene ilus meil, siin kõrval ka üks Eesti auto seisab veel. Et mina laiskmees istun kabiinis, ei ole väljagi läinud, aga noh, küll ma jõuan niimoodi, et ma katsungi lühikesest klipist teha, nii et olgu see siis Vana Peeru sügisene Itaalia visiit selle sarja nimeks saagu või. No vaatame, igatahes ma katsun neid lühematest klippidest teha ja siis on ilus tore. Aga las ta praegu olla, nii et vahvad töönädalat kõigile.